Need, kes käivad koolis autodega, teavad, et parkimise eest tuleb välja käia üsna kopsakas summa. Samas saaks ju parkida kaugemale, kuid kes ei tahaks otse kooli joosta siit Maarja Maja parklast? Välja käia tuleb aga poole tunni eest 1,25 €. Miks on inimesed nõus nii suuri summasid parkimise peale kulutama? Ma arvan, mul läheb kuus 70 €. Üsna korralik summa, et kas kahju ei hakka, võiks äkki kuskil kaugemal parkida? No võib küll, aga mul on kogu aeg vaja tassida midagi, nii et kui ma nagu tervise peale mõtlen, siis no, tuleb maksta tervise eest. No kuna ma töötan siin majas, siis ma tegelikult käin siin igapäevaselt, aga parklas võib-olla 1-2 korda nädalas. Ja palju selle peale võib kuus minna raha? Väga palju. Võib-olla 30 € kuus või 40 isegi mõnikord, nagu ei rohkem käia. Et meil küll on töötajatel võimalus parkida ülikooli linnakus, aga see on selline võimalus, kus meil on üks parkimiskoht 6 inimese peale, et nädalas kord või maksimum 2 korda sa saad seal parkida. No umbes 50 nädalas, et see on nagu liiga palju. See on liiga palju, nagu mul on kodus ma maksan 40 € nagu kuus. Näiteks see TalTechi ülikool, nendel on tasuta parkimine, kuid nagu siin on nagu nii kallis parkimine. Tudengid ja töötajad on ühel meelel, et parkla on kallis. Vähesed aga teavad, et Maarja Maja ees olevat parklat rendib Tallinna Ülikool Europargile. Ehk sealt saadud tulu ei lähe õhku, vaid osa sellest jõuab otse ülikooli keskkassasse. Parklast saadud raha eest korraldatakse näiteks ühistegevusi või kooliüritusi. Aga mida arvavad sellest ülikooli tudengid ja töötajad? Mida võiks kool rahaga teha? Kui tuleb raha niimoodi, siis õpikeskkonda parandada. Et näiteks, et ükskõik, kas ma olen õppejõud, teadur, professor või tudeng, et nii õueala kui ka ülikooli sees, et see õpikeskkond oleks selline, et ma võin ükskõik kus läpaka välja võtta, teha rühmatööd, mingid sellised mõnusad pesad, kiigud, et ainult et õppimine ei ole ainult audikas, vaid koridoris ka. Me oleme ise ka tähele pannud seda, et just neid, no mitte öelda siis puhkenurkasid tudengitele, vaid sellised ka üksiku töö tegemise kohtasid nagu puudub. Võib-olla mingi stipendium või inimestele, sest nagu meil on stipendiumi ei ole kahjuks. Et see väga nagu toetab tudengid, et elada siin kõik on väga kallis. Nagu me teada saime, siis tudengid ja töötajad pargivad siin ikkagi päris palju ning igakuiselt läheb neil keskeltläbi 30–60 € siia parkimisele. Samas tuntakse puudust kooli istumiskohtadest ja rohealadest, aga head uudised on see, et mingi osa sellest rahast ikkagi jõuab kooli keskkassasse.